Jänku Jussi pere e-rahvaloendus. Vaadake, mis Posilja meile tõi. Las mina loen. Rahva ja eluruumide loendus 2011. Väga huvitav. 2011. aasta on ju kohe läbi. Las ma vaatan seda lähemalt. Kas me oleme hiljaks jäänud? Ei usu. Siin on kirjas, et e-loendus hakkab pihta 31. detsembril 2011. aastal. Aga neile, kes e-loendusel osaleda ei saa, neile tuleb rahvaloendaja Statistikaametist koju appi. Vaata, siin on kirjutatud, et igaüks on oluline ja kõik tuleb üles lugeda. Kas see tähendab, et igaüks peab ennast ise üle lugema? Mina 1, ema 2, isa 3. Kas ma vanaema ja vanaisa peaksin ka lugema? Ainult siis, kui nad koos teie perega elavad. Aga meie Miisu ja minu kaisumõmmik. Koduloomi ja kaisuloomi ei loendata. Siis on meid 3. Ja mõmmi kodus on mõmmi, minna, ema ja isa. See teeb kokku 4. Meid on ka 4. Kas me saame need numbrid nüüd kusagil internetist kirja panna ja ongi valmis? Põhimõtteliselt küll, aga rahvaloendusel küsitakse natuke rohkem küsimusi. Mis te arvate, lapsed, kui räägiks sellest loendamisest natuke lähemalt? Jaa! Rahvaloendusega saame teada, kui palju on tegelikult Eestis inimesi ja millistes kodudes nad elavad. Miks meil seda vaja teada on? Inimeste hulgast sõltub see, kui palju on vaja õpetajaid, arste, koole, lasteaedu, poode, maanteid ja nii edasi. Kodude põhjal saab riik jällegi teada, kas lastel on kasvamiseks head tingimused. Mida riik siis teeb, kui ta selle teada saab? Kevade lõpuks on rahvaloenduse tulemused kokku võetud. Leitud tulemuste põhjal saame teada, milliseid seadusi ja otsuseid tuleb inimeste paremaks eluks teha. Kas minu vastus on ka internetis näha? Eraldi seda vastust keegi ei näe, kõik vastused liidetakse kokku. Mida meie pere vastas, seda teame ainult meie ise. Aga millal Eestis kõige esimene loendus oli? Kõige esimene rahvaloendus Eesti aladel toimus 1881. aastal. Siis saadi kokku 881 455 inimest. Kas seda on palju? Kuidas võtta? 10 aastat tagasi tehtud rahvaloendusel loeti kokku peaaegu 1,4 miljonit inimest. Ning maailmas on üle 7 miljardi inimese. Aga kuidas sa seda tead? Kas siis kogu maailma riikides tehakse rahvaloendust? Nii see on. Kogu maailma rahvaarvu arvestust peab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kuidas meil Eestis rahvaloendus toimub? Eesti on üks vähestest riikidest maailmas, kus saab rahvaloendusel internetis osaleda. Lahe, kas meie täidame ka internetis? Loomulikult, see on meile mugavam ja niimoodi hoiame ka rahvaloendaja aega kokku. Internetis saab ankeeti täita alates 2011. aasta 31. detsembrist kuni 2012. aasta 31. jaanuarini. Aga kui kaua ankeeti täitmine aega võtab? See sõltub sellest, mitu inimest peres elab. Veerand tundi kulub üldiste küsimuste peale ja siis kulub iga inimese kohta veel veerand tundi juurde. Nii kaua, aga mida seal küsitakse? Küsimused on iga inimese nime, vanuse, hariduse, töö ja keelteoskuse kohta. Kas beebidele ka? Kuni 15-aastaste laste eest täidavad ankeedi nende vanemad. Lapsed ei pea ise midagi täitma, aga kes oskab, see võib ikka oma vanemaid või vanavanemaid aidata. Mina oskan arvutit kasutada, mina aitan. Aga mida kodu kohta küsitakse? Kodu kohta küsitakse, et kas sa elad majas või korteris, kas seal on vannituba ja nii edasi. Kuidas vanaema ja vanaisa loendusel osalevad? Jah, kas nemad ikka oskavad internetis neid ankeete täita? Vanaema ja vanaisa juures käib peale 16. veebruari ja enne 31. märtsi rahvaloendaja. Ta küsib neilt küsimusi ja täidab ankeedi oma arvutis ise nende eest ära.
aga kuidas nad teavad, kuidas rahvaloendaja välja näeb? Oh, see on väga lihtne. Rahvaloendajal on pildiga Statistikaameti töötõend, rahvaloenduse logoga sall ja sinine kohver süle arvutiga. aga mis siis saab, kui vanavanemaid rahvaloendaja tuleku ajal kodus ei ole? Selle üle pole vaja muretseda. Rahvaloendaja jätab postkasti teate, milles on kirjas, kuidas temaga ühendust võtta, et sobilik aeg kokku leppida. Kas rahvaloendusel osalemine on kohustuslik? Nii see on, aga see on selline asi, mida on tore teha. Iga vastus on tükik Eestimaa tulevikust, sest aitab teha tarku otsuseid. Ema, isa, täitke see ankeet palun kohe ära, siis oleme uueks aastaks juba üle loetud. See on tõesti hea mõte. Ja meie lähme kuni õhtusöögini jõua lumememmede loendajaid mängima. Üle kordub muinasjutt ja muinasjutt sai läbi.